Tere tulemast vaatama Õhtulehe välispoliitika saadet Väljast. Mina olen Nele Kullerkupp. Ja mina olen Teele Kaljuväe. Teele, kuidas nädal on möödunud? Oled sa ainult suvitanud või oled sa ka uudistel silma peal hoidnud? Olen uudistel silma peal hoidnud ja paar reisi on ka ees ja samal ajal, kui mina muretsen minikrippkottide üle, et kas mu šampoon on ikka 100 milliliitrit ja kas kõik kreemid mahuvad käsipagasis ilusti koti sisse nii ära, et midagi üle ei jää ja siis... Minu jaoks on see ikkagi täiesti müstiline teadus, kui ma enda asju pakin. Mina ka ei saa aru, aga naljakas lugu Alabamast 8. juulil avastas siis lennuturbe ja turvatöötajad ühe reisija regulaarsest kontrollist siis kohvrist mitu kahurikuuli. Kahurikuuli, ajalooliselt kahurikuuled. Nagu suurt kahurikuuli. Nagu kreebi suurused kahurikuulid. Ja see härrasmees... Kohvrisse mahub, aga kaal vist on... Kaal natukene ja. Nad olid juba nagu ilma selle lõhkeaineta. Ja see härrasmees, kes oma vanaema kohvrisse need pani, tahtis need lihtsalt viia vanaema maale. Nagu sisekujunduselemendiks, dekoratsiooniks just. Ja naljakal kombel oli see, et mitte midagi ei juhtunudki temaga, kriminaalsüüdistust ei saanud, nii et ma nüüd julgelt panen oma 110 milliliitrit parfüümiga sisse ja nüüd ma viitan sellele samale juhtumile, et palun, tema ei saanud karistada. Ja mul on seda šampooni vaja. Mul on seda šampooni vaja. Ja see on tõesti, see on alati on keeruline neid asju pakkida, mõelda, mida jätta, mida võtta. Tavaliselt ma eelistan seal sihtriigis, kuhu ma lähen koha peal lihtsalt uued asjad osta ja siis need koha peal kasutada ja sinna jätta. Nele, meil on ühine mure nii sotsiaalmeedias, tavameedias, meie tavalistes vestlustes. Palun räägi, mis on see mure? No ühine mure on immigratsioon. Need on nüüd need reisijad, kes ei paki enda kohvrit ilusti ära ja kes ei lähe läbi turvakontrolli, vaid kes tulevad üle piiri ja lihtsalt puhtast isiklikust tahtest ilma kellegi käest luba küsimata. Nägime, mis juhtus Hispaania piiril ja mure on aktuaalne. Meil endalgi on selline illegaalseid immigrante siit viimastel nädalatel päris palju kinni nabitud, et Valgevene seda survet eeskätt Lätile osutab, sealt kaudu jõuavad need immigrandid ka meieni. Me veel enda saate teises pooles räägime sellest kõigest lähemalt, aga mis ma tahtsin öelda on see, et ma ei mäleta, et ma oleksin 10 aastat näinud sellist videomaterjali, mida praegu siis erinevates kanalites paisatakse, ütleme siis ohtralt üles, et need kaadrid on hirmutavad, vaadates, kuidas immigrandid ronivadki mööda majaseinu üles ja akendest sisse. Absoluutselt. Et eks see rahutuks teeb ja kui seda kuidagi nagu enda sellise koduse eluga seostada, siis ma arvan, et meil, kellel meil on need valimised ees seismas kevadel, siis see annab jälle sellise kerge eelise tõenäoliselt konservatiivsetele jõududele, sellepärast, et ma arvan, mäletades, mis juhtus tõepoolest 10 aastat tagasi, siis ma arvan, et enda valimiskampaaniates seda ära kasutatakse. Praegu on meil olukord ka, kus Tartusse tulevad vanglasse Rootsi kriminaalid, nii et see teema on jälle aktuaalne. Et kui ühel hetkel tundus, et need kaadrid on mingisugune mineviku muusika, siis tegelikult see oht on kogu aeg olemas, et tuleb valvel olla. Kui sa mainisid 10 aasta tagust seika, kas sa pidasid silmas Venemaa kaudu tulla vaid vietnamlasi? Ei, ma ei pidanud silmas Eestit, ma pidasin silmas Euroopat üldiselt, et siis see immigratsioonisurve oli niivõrd tugev, et me nägime kogu aeg kaadreid piiride pealt, kuidas erinevatest rahvustest inimesed kolmandatest riikidest siia Euroopasse tungisid ja see mure oli tõepoolest aktuaalne, et me teame seda, et meil on väga palju riike Euroopas, kes on võtnud immigrante vastu nii palju, et see käib neil üle jõu, näiteks Taani siinkohal ära mainida. Et kui need immigrante on tõepoolest nii palju, sa ei suuda neid ära lõimida enda ühiskonda, sa ei suuda nendega tegeleda. Plus fundamentaalsed arusaamised kultuurist, elust, perekonnast, naiste rollist, see ei ole võimatu. Et sa ei suuda neid nagu ära lõimida, et kui sul tuleb 1, 2, 3, 4, 5 perekonda, et siis sa jõuad nendega riigina tegeleda, sa jõuad ühiskonnana nendega tegeleda, aga kui need massid on sedavõrd suured. Ja koopereeruvad, nemad on kindlad. Ja tekivadki sellised väikesed slummid, tekivad sellised gängid ja nii edasi ja sinna juba trügida ja sinna hakata kuidagi mingisugust enda kultuuri või enda riigi arusaamisi nagu kohale viima. Ma arvan, et esiteks neil puudub selle vastu huvi valdavalt. Kindlasti on erandeid, et siinkohal ei saa kõiki ühte patta panna, aga lihtsalt
Ma arvan, et ükski riik ei tule sellega toime. Ja sa mainisid, et valimiste eel kindlasti saavad konservatiivsed erakonnad võib-olla siin eelise, et siin on hästi oluline aru saada ka, et mis erakond, missuguseid immigrante eelistab, et me räägime siin tööjõu rändest, mis on ju vägagi tervitatav, et neid ei tohi lihtsalt ühte patta panna. Et ma arvan, et kui me räägime immigratsioonist, siis me valdavalt räägimegi massiimmigratsioonist, et me ei räägi tööjõust, et me räägimegi massiimmigratsioonist, me räägime illegaalsetest immigrantidest, et me ei räägi siin talentide riikide vahelisest vahetusest ümber teise riiki tööle minemisest ja nende pere kaasa võtmisest. See on ju väga tore, see on ju väga tervitatav ja kindlasti ei saa seda pahaks panna. Nagu ma ütlengi, et kõike ei saa kindlasti ühte patta panna, aga kui tegelikult meil see, ütleme, hea südamlikkus või vastutulelikkus, mitte ainult Eestil, ükskõik millisel sihtriigil siis, kuhu need immigrandid lähevad, ületab selle, ütleme, jõudluse olukorraga tegeleda, siis igal juhul hapuks läheb see olukord, nii ehk naa. Aga lähemegi siit edasi nüüd immigratsiooni teemadega ja räägime, kuidas piirivalve sellistes situatsioonides toime tuleb. Ja nüüd on stuudios külas Veiko Kommusaar, kes on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja just piirivalve alal. Vestluse ajendiks on meil siis eelmisel nädalal Hispaanias toimunud sisseränne surve, kus ühe ööpäeva jooksul sisenes riiki 50 000 sisserändajat. Piirivalve kollaps oli ilmselge kaos, mis toimub. Paratamatult paneb see küsima, kas meie oleksime üldse sellises asjaks üldsegi valmis, kas me üldse harjutame selleks, mis on Eesti vaade sellisele olukorrale? Ja, kõigepealt tere. Nüüd sellised sündmused, mis eelmisel nädalal või mõned päevad tagasi siis küll võiks öelda Aafrika mandril, küll aset leidsid ja Hispaania siis omab seal teatud territooriumi, tegelikult isegi omab seal 2 sellist väiksemat territooriumi, kus kehtivad siis teatud omad reeglid ja Marokos suur hulk kodanikke püüdsid ja tegelikult ka neil siis õnnestus kümnete tuhandetena tungida siis teise riigi territooriumile. Kui vaadata nüüd ajalooliselt tagasi, siis need ei ole esimesed katsed olnud, et kümnendite jooksul on seda pidevalt toimunud ja Hispaania tegelikult on tõhustanud seal täiendavaid erinevaid kontrollimeetmeid. Et miks see nüüd aset leidis? Ilmselt seal on nagu mitu asjaolu koos. Üks on see, et vette piiritaristu, mida nüüd ka tegelikult nädalavahetusel üles pandi, et enam ei ole sealt vaba ujumise meistrivõistlused, et kes kõige kiiremini ujub ja kohale jõuab. Kahjuks kurba muidugi, et ka selle tegevuse käigus inimesed hukka saavad ja said ka seekord. Ja küsimus on tegelikult selles sõnumis, kuidas erinevaid poliitikaid segi ajades tegelikult sellised olukorrad juhtuvad, et ka meediapildis sai jälgida seda, et Hispaania ülemkohus oli teinud siis rida teatud otsuseid, küll mitte kõigi isikute osas, et kes varasematel aastatel olid siis Hispaaniasse jõudnud, neil oli võimalus siis ennast legaliseerida. Ja sellised sõnumid lähevad väga kiiresti teele, neid tõlgendatakse omasoodu ja see paneb need massid liikuma. Et kui me tõmbame paralleeli võibolla 2015-2016 aasta ränderündes, mis Euroopat tegelikult Vahemerel ka ju väga tugevalt tabas, et siis oli ka samamoodi, et peamine sõnum võiks öelda, et kõik on oodatud ja paratamatult need inimesed, kes siis elavad Euroopa Liidu väljaspool piire, võib-olla nende siis majanduslik heaolu oma riigis ei ole nii tugev ja nad otsivad väljapääse nendele ja enamasti siis kasutatakse sellest või kui me räägime ränderündest või sellist 2016-2015 sündmusest, kui me räägime sellest, mis täna toimub siis Valgevene suunalt ka meie vahetusnaabruses, mis toimus selles samas Hispaania siis enklaavis, et need on kõik
samasugused mustrid, et aga mida Eesti sellest võiks õppida, mis ohud meid üldsegi nii-öelda nurga taga piiluvad, et ma saan aru, et ikkagi meil sellist ohtu lähitulevikus ei ole näha, nagu seal toimus, aga ja mis meid ohustab? Me ise kindlasti nii naiivsed ei ole, et sellised ohud meid üldse ei varitse, loomulikult varitsevad ja me oleme väga teadlikud sellest, et sõltub ainult meie idanaabri tahtest, kui me võime ennast leida väga sarnases olukorras. Et ka mõned aastad tagasi sarnaselt siis, kui olid Soome suunas läbi piiripunktide, püüti siis survestada samasugune ebaseaduslik tegevus. Seda tehti ka meile vähemalt 4 korral, et sellel ajahetkel me saime selle pidama ja see teravik kandus mujale, aga me oleme väga valvsad selles osas, et sellised olukorrad võivad meiega juhtuda ja kui vaadata regiooni võib-olla riskipilti täna, siis see on üks kõrgema tõenäosusega riske, mida võidakse siis meie suunas orkestreerida, et täna kasutatakse selleks Valgevenet. Valgevene ja Venemaa poliitikas nendes küsimustes tuleb vaadata üsna üheselt ja need olukorrad võivad muutuda ja üsna kiiresti muutuda. Läheme tagasi sinna Hispaania juhtumi juurde, et nii palju, kui need kajastusi meedia vahendusel näha sai sealt Hispaaniast, et siis väga paljud need illegaalsed immigrandid, kes riiki tungisid, väitsid, et nad on päevi söömata, joomata. Mis on tegelikult julgeolekujõudude, ütleme siis selline käsulaud sellises olukorras, mida nad teha saavad, mida nad tegema peavad nende inimestega, kes seal on, et kust maalt tuleb suhtuda neisse kui kriminaalidesse, kust maalt tuleb ikkagi hoida seda inimlikku mõõdet? Ja see on üsna keeruline küsimus, et kui me räägiksime siin üksikutest juhtudest või kui me räägime nendest vanematest inimestest või räägime lastest, et loomulikult seal on kaalukausid või veidi teised ja seda humaanset vaadet seda on rohkem ja see on sümpaatsem, aga laias joones, kui me see pilt, mis meil sealt ju tegelikult kõigile ka Eestimaal ju avanes, kõik said uudistest vaadata, et sisuliselt 50 000 noort meest, kes jõuga tugivad teise riigi territooriumile. Ja ka magamistoa akendest sisse. Toimus väga elav diskussioon paar päeva tagasi Facebooki threadsides, kus arutati, et mida teha, kui tulebki täis jõus mees sulle magamistoa aknast sisse, kas sa tohid ta maha lasta ja kas sa jääd ise süüdi või mitte? Et kui keegi ikkagi tungib sinu koju ja ta on relvastatud, ta soovib sulle halba teha, sinu pereliikmetele halba teha, siis juba enesekaitse põhimõtetest lähtudelt on sul õigus talle vastu seada ja valida see proportsionaalne meede. Et kui lihtsalt keegi koputab, küsib, et mis kell on näiteks, et siis see kindlasti ei ole piisav selleks, et relva võtta aga kui tegemist on ikkagi füüsilise vägivallaga ja sul ei ole muud meedet parasjagu käepärast, et kus sa tunned, et sa tegelikult suudad seda olukorda nagu kontrollida, siis nendest printsiipidest lähtuvalt on tegelikult õigus ka valida siis veidi tugevamat meedet, et kui sa ise võib-olla füüsiliselt tuleb üks suur mees või neid on palju ja sa füüsiliselt neist jõuga üle käi, abi on liiga kaugel ja sinu elu on vahetult, sa võid surma saada näiteks, et siis nendel juhtudel on see igal juhul nagu õigustatud. Teile siin muretses enesekaitse pärast, ma tahaksin ikkagi minna tagasi enda küsimuse juurde, et tegelikult mis on need julgeolekujõudude hoovad, mida nad saavad selles olukorras kasutada või mida nad peavad tegema? Julgeoleku ja turvalisuse jõud, ütleme, peamine eesmärk on tegelikult ikkagi hoida oma piirid puhtad. Ja ka sellisel juhul, kui selline massiline rünne nagu toimub, sinu esimene valik on taastada kohe see olukord, hoida need massid teisel pool piiri Aga kui nad on juba tunginud üle piiri? Siis valik on ja see saab tegelikult selles hetkes olla ainuke valik, tegelikult need koguda ja tagasi saata. Et vastasel korral, kui seda toimub 10 000 viisi, et kui me mõtleme, et maailmas on 8 miljardit inimest, Euroopa Liidus elab veidi 500 miljardit, kui kõik otsustavad ühel päeval Euroopa Liitu tulla.
et lihtsalt massiliselt astuvad üle piiride, ütlevad, et me tahame nüüd siin elada, et kuidas see erineb siis nendest teistest jõulistest olukordadest, kus meie idanaaber peab Ukraina vastu sõda näiteks. Kas viimase aasta jooksul on PPA kuidagi muutnud ka oma taktikat, kuidagi karmistanud, kuidagi rohkem õppusi sisse ostnud, natuke rohkem koolitanud piirivalvureid, et kuidas see valmisolek meil on, et ma saan aru, et ikkagi vastavalt maailma trendidele, aga ma ei tea, kui palju te tohite jagada, aga äkki on midagi, mida te tohite jagada? Ikka kindlasti tohin jagada ja jagan ka, et kõigepealt kogu meie idapiiri väljaehitamine, et me tänaseks ikkagi oleme suure hulga maismaad tänaseks ära tarastanud, seal on veel mõnikümmend kilomeetrit küll jäänud, loodame ka selle siis võib-olla valitsuse rahastuse toel ära teha ja teine, mida me oma piiripunkte oleme väga jõuliselt tugevdanud, et meil on täna ikkagi automaatsed süsteemid, kus me suudame neid hetkedega sulgeda, et ennem seda meil ei olnud. Kui siin võib-olla ajaloolisse tagasi minna ja nalja visata, siis kolleegid on ikkagi ka toonud neid näiteid varasematest aegadest, kus tegelikult polnudki aru saadud, kelle piiri sa siis parasjagu valvad, et kas Eesti riigi oma või naabri oma, et need olukorrad on kõik tänaseks läbi ja möödas. Mida me täna ka võib-olla Hispaania näitest tuleb nagu esile, et me sellel aastal katsetame juba ka vette piiritaristu erinevate elementide ehitamist just nende samade olukordade jaoks, kus see vahemaa on väga lühike, siis selles alas, selle naabriga, kus see kiire tulemine on niivõrd efektiivne, et nendes kohtades meil täiendavaid tõkked oleksid, et me suudame ise reageerida. Et loomulikult kogu seirepilt, et me erinevad seiresüsteemid, radarisüsteemid, et me ise tegelikult neid ohte võimalikult kaugele näeksime. Aga meil on meediapilti jõudnud mõned sellised piiri alt kaevuvad põgenikud ka, et kas on midagi, mida me veel ei tea, mis ei ole meediasse jõudnud, mida te võiksite täna jagada, mis on selline eriti markantne näide, kuidas näiteks Eesti piiri on soovitud ületada ebaseaduslikult? Eesti piiri tunneli kaevamisi me veel tuvastanud ei ole. Tunneli kaevamine on ka täitsa üks võimalikke viise, lihtsalt väga pikalt peab kaevama. Ja selleks on omad meetodid olemas, kuidas neid tunneleid siis avastatakse. Ka meie naabrid on selles olnud üsna efektiivsed nende tunnelite avastamisel, nende sulgemisel. Äkki on keegi maskeerunud hoopis kellekski? Ja alati tuleb tähelepanu ka pöörata sellele, et kes sealt läbi tuleb, et ei ole ka maailma mastaabis ja ka meie Euroopa mastaabis ju mingi saladus selles osas, et ka vaenulike riikide eriteenistused püüavad kasutada siis selle varjus piire ületada ja oma tegevusi läbi viia, et alati peab olema väga valvas, kellega tegelikult tegu on. No kas teile meenub mõni selline markantne näide, kuidas keegi on äkki kuskile rekka alla ennast kinni pannud nagu filmides või keegi proovinud? Sellist markantset näidet mul pakkuda ei ole, aga ujujaid meil ikka tuleb ette, et inimesed otsustavad siis küll mitte siit või pole tegu olnud Eesti inimestega, Euroopa Liidu kodanikega, teistes riikides, kes on siis otsustanud erinevatel põhjustel minna ikkagi ületada ebaseaduslikult piiri ja võib-olla kõige markantsem, mis mul kohe meelde tuleb, et kui ma õigesti mäletan, siis see kaasus oli see, et soov oli pruudile külla minna. Et võiks valida tegelikult piiripunkti ja siis saad võib-olla pärast tagasi ka, ja eks neid ujujaid on teiselt poolt ka. Ja võib-olla varasematel aastatel jõepiiri ületades salakaubavedajad, kes siis erinevate lahendustega, trosslahendustega püüdsid siis jõe alt kaupa vedada. Ja ka torude lugu, ja ka tuukreid on tulnud siin meil ikkagi ette. Itaalia peaminister Giorgia Meloni peatas ajutiselt Schengeni lepingu Hispaaniaga ja liikmesriikidel on õigus seda ajutiselt teha siis, kui täpselt ongi rändesurve olukord. Schengenit ja Schengeni viisaruumi peetakse üheks Euroopa selliseks olulisemaks saavutuseks aastast 1985, et kas see 40 aastat seda tööd ja edulugu on selliste juhtumite puhul alati küsimärgi all, et meil käis ka Eestis selline avalik tuline arutelu ja vastasseis, et kas tuleks Schengeni ruum ajutiselt sulgeda või mitte?
Ja kindlasti ise ei toeta Schengeni ruumi sulgemist, sest tõepoolest tegemist on ikkagi Euroopas kokku lepitud vabadusega, et me saaksime vabalt liikuda siis riikide vahel, saaksime kaupa liigutada vabalt kogu meie ühenduse vaatest. Ja peamine rõhk tegelikult ikkagi kõik peavad tegema jõupingutus selles osas, et Euroopa Liidu välispiir oleks kaitstud. Ja kui tõepoolest tuleb ette, et täna on ikkagi väga paljude liikmesriikide vahel on siis mingil kujulgi täiendavad meetmed kehtestatud. Nad on pigem siukse ajutise või teatud sihtrühma suhtes kontrolliva elemendiga. Aga kui nüüd valida seda, et kas ühenduse sees oleks vabadusi rohkem ja seesama ressurss oleks Euroopa Liidu välispiiridel, sõltumata sellest, kus see abivajaduse hetk parasjagu on, siis kindlasti eelistatud variant peaks olema tegeleda sellega, kus see probleem meile Euroopa Liidu tervikuna tegelikult sisse tuleb, et vastasel korral ei jagu meil kõige jaoks, ka suuremad riigid, tegelikult palju meist suuremad riigid ei selliste suurte massidega tegelikult ei tule üksi toime ja see abi on igal juhul kõigi puhul vajalik. Schengeni ruumi sulgemist ei poolda, aga millised on praegu need lisameetmed, mida me oleme rakendanud Eesti-Läti piirile, et Valgevenest tulevad rändesurvet siis takistada? Et ma saan aru, et ajutiselt on seal tähelepanu kõrgem. Tänaseks, täna hommikul meil täiendavad ametnikud läksid siis Läti või Valgevene piirile, et Lätile sellel ründel abi osutada. Ka suvel oleme me juba sellel suvel ja varasematel suvedel oleme seal olnud. Tänased numbrid ikkagi on ületanud 9000 ebaseaduslikku katset. Seal on, ja sealt on inimesi, kes siis ikkagi lipsab läbi ja aidata siis neid auke nagu kinni panna. Et siseriiklikult me oleme siis tõhustanud kõiki täiendavaid kontrolle nii oma siis lõunapiiri osas, meie sadamate osas. Et kõik täna, kui parasjagu väljakutset ei ole, siis kõik sellised vabad silmad ja kõrvad lähevad selle ülesande täitmisele. Ja kui hästi on meie piirivalve mehitatud üldse? Kas meil on piisavalt vabu kõrvu ja silmi, nagu te ütlesite? Ma ütleks niimoodi, et kõik Euroopa Liidus liikmesriikide politsei ja piirivalveüksused on ikkagi disainitud ju suuresti rahuaegseks, et ja Euroopa Liidut on ja Eesti sealhulgas on üks turvalisemaid kohti, kus elada, et meil igapäevaselt et see minu arust siin see hea mõõdupuu on võrreldes võib-olla teiste riikidega, võrreldes võib-olla ka mõne suurema Euroopa riigiga, on see, et kui meie väikesed lapsed, esimese klassi lapsed saavad hommikul minna vabalt kooli, niimoodi, et neid peaks tegelikult saatma, siis me elame väga turvalises ühiskonnas. Avalikus arutelus räägitakse sageli tööjõurändest, kasutame sõnu varjupaigataotlejad, ebaseaduslikud piiriületused, et millised need erinevate mõistete erinevused on ja mida inimesed sassi ajavad. Et tööjõuränne on ju positiivne, immigrandid ei ole positiivne. Kuidas ennast illegaalsed immigrandid. Illegaalsed immigrandid ei ole. Et kuidas neid vahet teha? Ja ega ongi, kui peale vaadates võib-olla ongi keeruline, et kõige lihtsam viis neid eristada on see, et kellelgi on antud luba siia tulla midagi teha ja neid tulla siia näiteks tööle. Et kui siia tööle tulla, siis sa pead kuskil avalduse esitama, siis sul peab olema tööandja, siis riik annab sulle selle loa, et sa saad siia tulla tööle. Siin Eestis töötamiseks on mitmeid erinevaid aluseid. Ja kui sinu töötamise aeg lõpeb, siis sa tegelikult peaksid koju tagasi minema. Et tuleb ette neid juhtumeid, kus siis töötamise luba või siin töötamiseks antud elamisluba või mingi muu tegevuse jaoks on siis lõppenud ja ei ole ära mindud. Ja siis oledki automaatselt illegaalne inimene. Siis oled automaatselt illegaalne inimene siin, aga üldiselt ikkagi suur osa nendest inimestest vabatahtlikult siis, kui isegi on ületatud need ajad, vabatahtlikult lahkuvad. Kui nad ei ole vabatahtlikult nõus lahkuma, siis selleks on siis rida meetmeid ja järgnevad siis muud tegevused, kus siis kohustuslikus korras tegelikult deporteeritakse need riigist siis välja, kus nad siia teel olid. Ja nüüd on see illegaalne pool, kus tegelikult inimestel ei ole siin viibimiseks ühtegi õiguslikku alust.
ja nad ei püüa ka leida neid viise, kuidas siis ennast legaliseerida, vaid tullakse siis jõuga, Valgevene näide, Hispaania näide, Euroopa Liitu ja siis nõutakse, et ma olen nüüd siin, hakake mind menetlema, mul on kõik õigused kaitsjate jaoks, võiks siis öelda, et kurjategijatel, kes on ebaseadusliku tegevuste kaudu siia jõudnud, et kas nad ikkagi vajavad rahvusvahelist kaitset, seda enam, et need inimesed, kes meieni siia jõuavad, tulevad ju tegelikult rände mõistes turvalistest riikidest, et kui sa Valgevenesse rändasid, sa otsustasid sinna minna midagi tegema, saame aru, et su teekond tegelikult on midagi muud, kui Valgevenes või Minskis võib-olla turismiväärtuseid vaadata, et siis see ei ole alus rahvusvahelise kaitse saamiseks. Aga bürokraatia mehhanism käseb selle kõik tegelikult välja selgitada ja seal on natukene see paradoks. Aga räägime korraks nii sellest olukorrast, mida on põhjustanud praegu Valgevene, kui olukorrast, milles on Hispaania, et kui hea on üldse selline politsei ja piirivalve, meie puhul siis luure ja seire info, et neid olukordi ette näha, kui palju jääb seda reageerimisaega sellistele olukordadele, kui on tulemas meie poole suurem rändesurve? Loomulikult infoallikatel me silma peal hoiame, koostööd oma naaberriikidega teeme. Meil on see teadlikkus olemas, kuidas seda infot saab, kuidas seda kogutakse ja ma ütleks, et selle märkamise taha ei jää. Nii et see olukord, mis praegu Valgevenest oli tulemas, oli meile teada ja me suutsime reageerida ennetavalt. See, mis Valgevenes täna toimub, see toimub juba sisuliselt 5 aastat on kohe lõpeb, 2021 algas, et see on pikalt ette näha olnud. Me pikalt teame, et see toimub, me ei näe täna, et see kuskilt otsast lõppemas oleks. Aga ometigi neid illegaale just nimelt viimaste nädalate jooksul on Eestist kinni püütud ja välja saadetud ikka olulisel määral rohkem kui näiteks viimase poole aasta jooksul. Ja nüüd korra tulla sinna Valgevene juurde, siis üks osa sellest on, et Valgevene režiim ise toetab, et üldiselt piirialal ei saa niisama tunneleid kaevata ja siis ka tegelikult aidatakse sisuliselt nendele inimestel Euroopasse jõuda. Siis teine osa sellest on organiseeritud kuritegevus, et keegi teenib alati tulu selle pealt, et lepitakse kokku siis erinevad teed, inimesed heauskselt maksavad selle eest ja need summad ei ole tegelikult ju väikesed, et mõnikord mulle tundub, et neil oleks lihtsam see viisataotlus ära teha ja nad võib-olla isegi õnnestuks palju paremini, et mitte ma kutsuks seda kuidagi nagu tegema, et ennekõike peaks saama oma kodus oma asjadega hakkama, et ja sellisena nad siis mitmeid aspekte silmas pidades nad siia jõuavad. Ka meie ise oleme nüüd keskendunud väga tugevalt nende vahendajate ja need, kes siis soodustavad seda laadi liikumist püüdmisele, ka eelmisel nädalal 3 inimest tegelikult juba vahistati. Kõik need, ja me paneme sinna väga suurt rõhku ja pingutust praegu, et kõik vahendajad tabatakse ja kõiki neid ootab tegelikult üks tee ainult täna, et nad kasutavad siis tulu saamiseks. Tulu saamiseks neid olukordi siis ära ja kui nüüd rääkida nendest, kes meieni täna siis viimase 2 nädalaga jõudnud on, 81 neid tänaseks on, nädalavahetus meile täna juurde ei pakkunud või see nädalavahetus meile juurde ei pakkunud, aga arvestades seda, et milline surve täna on Läti suunal ja teised siis lõuna pool teekonnad on muutunud natukene ahtamaks, et niisugune Läti, Poola, Saksamaa suund, et ega nendel inimestel pole siia jäämise huvi, neil on siit edasi liikumise huvi ja ikkagi nende kogukondade juurde, kus nad ise rahvuselt pärit on, et Eestis nii suuri kogukondi veel ei ole, kus see nagu märkamatuks jääks, aga siis Rootsi edasi, meie näite. Rootsi, Soomes on kindlasti somaalaste kogukond, Belgias Eritrea kogukond, et ikkagi nende kogukondade juurde, et ka sealt need enamik seda abistamist tuleb ja mis seal salata, paljudel juhtudel ikkagi organiseeritakse valedokumente, et siis kui juba ühenduses sees oled, et siin see liikumine oleks vabam.
Tuleme intervjuu lõpus nüüd sellise positiivse noodi juurde tagasi. Te küll intervjuu käigus korraks ütlesite seda, et Eesti on väga turvaline riik, väga hea koht, kus elada, aga ütleme rahustuseks ka vaatajatele, et kuivõrd peaks praegu ikkagi muretsema enda julgeoleku pärast, mis puudutab nüüd illegaalset immigratsiooni meie riiki ja kuivõrd ei peaks, et kas võib rahulikult magada ja ei pea palavaga enda magamistoa aknaid lukustama? Ja igaks juhuks endale relva koduha. Kui väga palav on, siis võib ikka akna lahti teha, et sõltub kellel, mis jaotusvõimalused on, et seda kindlasti pelgama ei pea. Täiesti normaalne elu on asjakohane. Kui suuremad grupid kuskil silma jäävad majutuskohtades ja tundub kahtlane lugu, tasub alati teada anda, parem on üle kontrollida. See ränderünde teravik siit regioonist kuhugi kadumas ei ole. Nüüd on leitud need teekonnad siia, meie peamine eesmärk on need teekonnad sulgeda ja kes siia on tegelikult jõudnud võimalikult kiiresti siis saata tagasi nende alguspunkti, et see on see meie peamine jõupingutus, et kas lähinädalad või lähikuud toovad nende inimeste taabus kindlasti toob. Me ei ole sinisilmsed siin, et me ju näeme neid liikumisteekondi ja neid inimesi, kes siia jõuavad ühte või teistpidi, neid kindlasti tuleb. Aga meie ülesanne on ikkagi nad kõik kinni püüda ja siis tagasi saata. Et täna me kindlasti ei ole selles kriitilises kohas, kus me ei ole isegi tegelikult tänaseks, oleme küll ettevalmistusi teinud, aga me tänaseks ei ole ka ühtegi kriisiplaani veel käivitanud, et täna ei ole veel see olukord. Loomulikult me mõtleme nende asjade peale, me valmistame neid asju ette. Leedult ja Poolalt saab küsida nõuandeid. Ja Leedu ja Poolaga meil on ja kõigi tegelikult meie regiooni riikidega meil on väga head suhted. Ja kui siin varem võib-olla kõlas küsimus, kas me harjutame ka nende asjade jaoks, loomulikult harjutame, et üle pea iga aasta on kas siis väiksem õppus nende asjade jaoks või siis üle aasta on selline suuremaid õppuseid korraldame ja mitte ainult. Et ega selles küsimuses, juhul kui me peame ennast siit leiame, siis me oleme riigina kõik selles, et alates kohtusüsteemist, sotsiaalsüsteemist ja nagu võib-olla varem mainitud, et ega ka suurtel riikidel on väga suur raskus sellega toime tulla, et see kindlasti ühist jõupingutust vajab. Veiko Kommusaar, me täname teid selle kommentaari eest ja lubame teid nüüd tööpostile tagasi, et meil kõigil oleks julgem elada. Aitäh! Nii, aga lõpetuseks jäi mulle silma üks lugu Ameerika maalt, mis kõlab nagu stseen mõnest superkangelase filmist, aga juhtus päriselt. Nimelt üks ämblikmehe kostüümis mees aitas ratastoolis inimese üle tiheda liiklusega tee. Kõige parem detail muidugi on selle juures see, et ei olnud tegu filmi võtetega, vaid ämblikmehe kostüüm oli ta seljas sellepärast, et ta töötas batuudikeskuses ja viis läbi laste sünnipäeva. Ja tundubki, et kunst imiteerib elu või elu imiteerib kunsti ja kõik olid lõpuks õnnelikud. Sotsiaalmeedias läks see video muidugi viraalseks, küsiti, et kas on kõige parem kampaania uuele ämblikmehe filmile, aga imet ei olnudki. No sa natukene võtsid müstilisuse välja, ma tegelikult nägin ka seda videot, oleks olnud ilus arvata, et ämblikmees on päriselt olemas. Aitab inimesi ja võitleb kurjusega. Uskuge headusse. Aga ma mäletan siin mõned aastad tagasi oli selline juhtum, kus kõrghoonete akende pesijad tegid lastehaiglas sellise mitte kampaania, aga lihtsalt sellise väikese liigutuse, kus nad panid endale ämblikmehe kostüümid selga, kui nad läksid aknaid pesema, et lastel oleks päevas natukene päikest seal kõigi nende raskete raviprotseduuride juures ja nad saaksid natukene elevust enda ellu. Ja natukene maagiasse usku ka. Ja täpselt, et ma ütlengi, et tore, et on selliseid inimesi, kes jaksavad ja viitsivad mõelda enda tööpostile minnes natukene kaugemale, et kuidas teha see päev teistele erilisemaks, tehes enda igapäevast tööd. Et see on väga väikest vihjet äkki meie poolelt, äkki me peaksime... Tuleme järgmine kord ämblikmehe kostüümides. Ei ole kindel, et ma selle väga hästi välja kannan. Sina kannaksid? Vabalt. Aga tegelikult ma tahtsin küsida, et kas oled seda ämblikmehe filmi juba vaatamas käinud, et ma saan aru, et seda saatis meeletu edu ja väga palju vaatajaid seal avapäeval oli, et kas sina oled ka juba kinni jõudnud? Kahjuks ei ole, aga plaanin kohe peale saadet minna. Lähed kohe? Võtad lapsed kaasa? Võtan kaasa ja lähen vaatan ära, sellepärast, et see on tõesti popkultuuris üks märgilisemaid
filmi on ta triloogia või? Ei, seal on juba palju rohkem. Seal on juba rohkem, see on film, no see on ikka nagu igast uuest versioonist tehakse veel mitu järge, nii et enam ei jõua järge peale hoida. Et kindlasti vaatan ära, need on ikkagi olulised. Aga tegelikult, mis puudutab seda liiklust, et siis ma ütlen, et meie fooritsüklid on niivõrd lühikesed, et kunagi, kui mu õe abikaasa, kes on prantslane, tuli Eestisse, ütles, et ma saan aru, miks teil on Eestis nii vähe vanemealisi inimesi, sellepärast, et need fooritsüklid on nii lühikesed, et isegi tema täis elujõulisena mehena ei jõua tihtilugu üle tee minna selle ajaga, kui meil roheline tuli põleb. Et mulle väga meeldiks mõelda, et liikluses inimesed oleksid rahulikumad, mitte on rahulikumad, oleksid rahulikumad ka koolipäevade hommikutel, kui tuleb lapsed kooli viia, lapsed lasteaeda viia, et tihti on see liiklusolukord niivõrd närviline, et hea oleks mõelda, et arvestatakse ka kaaskodanikega, arvestatakse ka jalakäijatega, arvestatakse ka nende jalakäijatega, kellel on võib-olla raskusi natukene selle tee ületamisega ja oodatakse kannatlikult. Just, ja see ei tee sinust kõvemat meest, kui sa paned peale zebra kiirenduse. Ja täpselt, kui sa kollasega hakkad startima, et ega sa enda elus väga midagi sellega ei võida, et kui sa sekund varem nüüd sõidad ja keegi teine sealt siis ütleme suure ehmatusega peab sealt kõnniteelt minema lipsama või jooksma. Oss olla ei ole lahe. Ei ole lahe. Nii head vaatajad, nii et katsuge teiegi olla rahulikud nii liikluses kui ka igapäevaelus. Nagu me aru saime, piirikontrollil on kontroll meie piiride üle. Võib veel magada rahuliku südamega, liikluses saab sõita rahulikult, kuhugi kiirustama ei pea, kui siis järgmisel esmaspäeval ikka Õhtulehe kanalile, et vaadata meie saadet.